Mina olen Steven. Mina olen Regina. Ja meie oleme toakaaslased. Täna tuleb väga huvitav video, sest et me läheme ajarännakule. Täpsemalt Lux Express kutsus meid sõitma nende vanaaegsete bussidega, et natukene näha siis, kuidas vanasti sõideti siis Tallinn-Tartu vahet ja kuidas siis nüüd ka tänapäeval sõidetakse. Ja hiljem Tartus on meil ka üks üllatuskülaline ja siis sõidame tagasi juba Tallinnasse uute bussidega. Näete, siin on need bussid juba valmis. Ma ei kujuta ette, kuidas me seal maanteel nüüd hakkame sõitma nendega, natuke naljakas, aga samas on põnev ja huvitav. Mul on mõningad põnevad faktid sulle ka välja otsitud siin juba Tallinn-Tartu sõidu jaoks, nii et... Tegid mulle viktoriini või? Võib nii öelda küll, jah. Lähme. Lähme. Filmid. Vaata kui äge buss reaalselt, aga ma tahaks, et me oleks ikka veel sellised, reaalselt nii lahe. Me saime teada, et me siis alustame nende vanemate bussidega ja hakkame järjest uutemate peale minema. Ja me pidime saama ka ehtsat nii-öelda võileiba. Vorsti võileiba, mis siis seal bussi peal vanasti ka jagati. Ja mingit klaaspudelist ja joogipoolist ka. Läheme kohe varsti esimese bussi peale ja oled jälle veel juba või? Ja olen küll, ja ma tahaks võtta vorsti võileiba. Ja midagi head juua ka. Saime kingituse. Siin on kõik need bussid vist, millega me sõidame. Millise peal me praegu oleme? Me oleme selle peal. Ikarus. 55 ja see on toodetud Ungaris. Ja siis meil on siin see mapp, mida me täna teeme. Ühesõnaga, meil on väga palju peatusi tegelikult. Siis meil on ühekordne kaamera. Vaata luksid, leepsud. Siis meil on siin Lux Expressi rätik. Ja siis meil on Lux Expressi veepudel. Kas te teate, et samane tänav, mis siit eest läbi jookseb? Siin oli kunagi kitsarööpeline raudtee. Mina olin umbes selline tillukene, ma mõnetan 34-aastane. Emaga läksime Saaremaale ja siis selle puha peal, kus on praegu 54 ja 23 bussid peatuvad, asus bussijaam, puitstoone. Et vaat niisugune väike nüanss, et paljud seda ei tea. Pean mainima, et siin on pisut palav. Siin on pisut palav ja näitan teile Stevenit, kellel on nii palav. Miks sa mind näitad? Palav Steven. Muideks ma panin tähele turvavöösi ka ära. Ei ole hea. No vaat, kas see on üldse legaalne või? Me oleme jõudnud kuhugi kohale. Kuidas sul praegu buss meeldib? Kõik on super luks. Luks lausa. Kõik on super luks. Toolid on nii pehmed. Toolid on ülipehmed, mõnusad. Volvo V12, Kere mudeliga karm, Põhjamaade särav bussi ehitus. Tegelikult see buss on siiamaani tootmises. Uus buss. Kas siin pidid võikud olema? Jah. Võikusid on. Natuke mugavam ju. On jah, ma arvan, et see ei tee nii palju häält võib-olla kui selmine. Arvade? Ma arvan. Kuulge, ma pean teile siin bussis meelde tuletama, et te peate enda konditsioneeri ise lahendama laeluukide abiga. Kui sa tõstad esimese poole ülesse ja tagasi alla, siis puhub sulle eriti palju. Jah, palun. Sest, vaadake, sul load on veel. Laura on meil esimest korda roolis. Tegelikult ei ole. Ma jälle hädisen ja vingun, mu pea veits valutab. Üks võiku ja üks kohv oleks imeline. Saad limonaadi? Ja aitäh. Võtta enda võiku. Ja. Nagu vorsti võileib. Mida muud elult tahta? Vorsti võileib ja limonaad. Tead, Regina ei ole väga idude fänn raudselt. Ei ole jah. Võtki tühi. Ära näita mu võntsi jälle. Võite sust tibukad sisse. Ma saudin selle reisin. Ma armastan neid kõiki. Pange like ja subscribe. Pange like, pange subscribe. Ja nüüd on ainult toakaaslased. Aga selles bussis on ju täitsa nagu palju mugavamad istmed veel ju. Ja, kõik ja. Täitsa modern seda ausalt öeldes. Siin küll konditsioneer ei ole, meie ainuke konditsioneer on see luuk seal, aga ülihästi tuleb õhku läbi. Ja. Päris võrreldes eelmise bussiga öö ja päev. Sellise uhke bussiga sõitsime just.
tegelikult näeb päris lahe välja. Punane buss on meie uus buss. Väga äge. Ma paneme kotid siin ära ja siis me läheme muuseumisse. Nii, tegelikult selle bussiistmed näevad välja nagu eelmise bussiistmed. Päris siuksed pehmed, mõnusad. Siin küll ei ole midagi kuhugi asju panna. Aga päris suur. Küsin, mis aasta buss see on? 79. 79, okei. Mis aasta buss sina oled? Buss mina olen 2003. aasta. Nii, nüüd me läheme siis piimandusmuuseumisse. Ei. Mingit jäätist pidime saama, seda ma kuulsin. See vist jah, pärast pidi saama mingit jäätist jah. Aga see siin on piimandusmuuseum. Äge, siin on leht. Noh, ma ei tea, kes on päris see lehm, aga... Ehk piimandusmuuseum. See on Regina. Ta oli ka kunagi blondiin. Aga seal saab jäätist ka valida. Kohalikku jäätist. Aitäh. Palun. Väga vahva. Selline see jäätis välja näeb. Oi. Siin on kirsid sees. Nii, saad käsitöö jäätist võtta. Me vaatame seda muuseumi poolt. Issand, kas sellest ei müüda enam või? Ei. Millal see lõppes nagu? Meil oli seda kogu aeg, kui siis Mumu AS Põlva film, issand. Räägi ennast toetunaks praegu. Kroissu. Nii äge. Mis Kroissuga juhtus? Ma ei tea. Muuseumi rott. Reginal väga meeldavad kaisukad. No. See oled sina, see on mina. Näed. Mingi veider vunts on. Sul ongi ju. Sul on ka. Mul ei ole. Mul on naisel vunt. Natuke liiga lähedal toa kaaslaste jaoks. Miks sa ikkagi lähedal mul oled? Miks sa enda tuba üldse? Meil läks minna Pariisi Mona Lisat vaatamas, kui meil on siin Mona Lisa. Mona Lisa. Päris hea. Oh my god, ta näeb nagu limpa välja ju. On küll veitse. Leidsime päris lüpsmiskoha. Ma ei ole kunagi lehma lüpsnud isiklikult, see on mu esimene kord. Kinda nervous. See ei ole ka päris lehm, aga... Ma oled see kindel, ta näeb päris välja minu jaoks. Regina, ma ei tea, see ei ole päris lehm. lehm. Naljakas, jah? Vaata hästi. Ta nii hästi, kuidas sa nii hästi said? Kuule, mul tuleb, vaat veits vedä allapoole ka. Okei, sa võid ka jõuga. Ja siis tõmbad veits alla. No, väga tubli. Nii, mis uue bussi esmamuljed on? Ma ei tea, mulle kuidagi meeldis eelmine buss vist rohkem. Mulle vist ka, jah. Seal oli ka see väike taskuke, vaata, kuulda nagu asju panna, aga siin ei ole. Ja istmed olid pehmemad. Adavere lihatööstus. See oli Eestis kuulus selle poolest, et siin tehti kõige maitsvamaid verivorste. Kui me keerame Põltsamaale sisse, siis vasakut kätt jääb omaaegne toitlustuskombinaat, kus valmistati tuugimarmelaadi ja hakati seda tegema 60. aastate alguses. Ja siis oli juba alanud kosmoseajastu. Aga kosmonaudid pidid seal mitmesaja kilomeetri kaugusel ja sööma ka midagi. Ja siis ta oligi nagu kosmonautidele mõeldud. Ma sain nüüd teada, et Põltsamaal toodeti kosmonautide toitu ja sealt tuleb ka sinep. Nii et see Põltsamaa on üks maagiline koht. Ja anna ära. Ei anna ära. Me oleme siin nii kaua, kuni sinep ei anna ära. Siin käisin mina ja Regina ja Kaspar protestimas. Ma ei tea, võib-olla Anders paneb selle TikToki siia ettega, võib-olla ta ei viitsi. Ma olen praegu siin Põltsamaal sinepi tehase ees ja ma ütlen teile, ma ei lahku siit ennem, kui me saame diilile. Nii, tulime siis selle punase bussi pealt praegu maha. Mina ütlen, mulle meeldis eelmine. Mulle ka. Aga see tundub ka päris äge. Setra. Päris lahe näeb välja muidu. Ületame teed kõik koos nagu pandipojad. Oleme nüüd lõunat sööma. Kas kõht on tühi? Me saame süüa. Kas sul on kõht tühi ka veel või? Süüa. Mitte võib-olla nii palju, et kohe kukiks kõik sisse. Kampsu võtaks. Mina kugistan kõik sisse. Võid minu oma ka kugistada siis? Ei taha. Kugista minu oma ka, palun. Ei.
kuidas sul siiamaani nende vanaaegsete bussidega on olnud, meeldib? Ma on üllatavalt äge olnud ja üllatavalt mugavad olid isegi juba ju mingi 50 või 40 aastat tagasi, no ühesõnaga väga ammu aega tagasi. Ja kui ma olen 23, 2 korda mind on 46 ja need bussid on nii vanast ajast lihtsalt, et inimene, kes on üle 40, mäletab neid busse ju. Et lihtsalt ei lihtsalt... Matateadlane tuli meil siin olla. Aga kuidas sulle on meeldinud see niimoodi? Mulle täiega meeldis see meie eelmine buss, millega me sõitsime. Sulle ikka väga vist meeldis. Jaa, mulle väga meeldis, sest nagu minu jaoks oli nagu kõik mugavus on seal olemas nagu. Tegelikult ma tahtsin näha ühes bussis, minu arust seal, kus võikud olid, seal pidi olema mingi ala, mingi bufeti ala või? Ma saan minna vaatama praegu. Meil on uus missioon, me murrame bussi sisse. Nii, see oli vist see buss. Ai, see on esimene buss. See tagumine. Nad pead lukku. Aga ma proovin ära siis. Kuule, aga me murdsime sisse ju. No vot. No tegelikult on mugav iste selles mõttes. To be honest. Siin on mugav, aga siin on väga palav. Seda ma võin öelda. Tahad istuda või? Ma olen bussijuht. Ja on uus Lux Expressi bussijuht. Oi. Steven Raidmets. Tere noored! Pilet on teil olemas või? Minul on. Näidake pilet ette. Mul on sõbra kotis. Sõbra kotis? Aga sõber tuleb kohe. Sõber tuleb. Ma arvan, et ma olen eile sündinud või? Aga ei, ma olen üleeile sündinud ja ma tean väga hästi seda sõbra juttu siin. Kus teie bussipilet on? Ma ostan uue siis, noh. Teeme sulle ras. Ok. Võtsid kohvi endale või? Ja nüüd ma ootasin sind ja kogu see vaht on läinud, aga siin on süda. Mõnusalt kange on, ma ütlen ausalt. See on see inimene, kes joob muidu seda mingi karamelli, matšaši või mingit, ma ei tea, mis siirupite asjadega ja siis, kui ta saab nüüd päris kohvi, siis ta on mingi, see on kange. Kus mu Starbucks on? Ja toodi ka mingi šokolaadikokk. Tundub hea. Sa pead nii lähedal tulema. Mulle meeldib, ise teed sama asja reaalselt. Ma ei ole mitte kunagi teinud seda. Tere valeta. Andres, pane siia mingi klipp, kus ta teeb seda. Meie panime need asjad sinna, ei pannud või? Ei, me panime jätsime siia, kus Miks me siia jätsime? Ilmselgelt ma oleks pidanud panema sinna õigesse bussist veel. Ei proovisin, sumpa-lumpa. Kuule, sina üldse sa ei ole vlooginud? Ma olen täiega vlooginud ja üldsegi mul on paha olla olnud, on ju. Sa just ütlesid mulle, et mul on nii hea olla. Oi, tead, mul hakkab see kõhu valu uuesti pihta. Ja, siis kui pead hakkama siin filmima, siis hakkab paha olla ja... Oot, ma tahtsin sulle näidata, et ma panin Rubiku kokku. Keegi juhsus. Sa nii mulle ütled. Ma üks päev küsisin sul palju on 10+16, sa ei saa mulle õiget vastust öeldud ikka. Ma ei usu siin, mina ei mäleta sellest seika. Palju on 28+34? Ma pean arvutama natukene. 72 või? 62. Ai, 62, ma panin 10-ga pange ainult. Me oleme nüüd enda lemmikbussi peal. See natuke hüppab sinna konne. No tegi paisa juurde. Mideks, me oleme siin 4 ainult. Jaa, meil on privaatbuss. See on meie uus segment, kui tark on Regina. Aha, ma olen väga tark. Minul on sulle erinevad küsimused siis nüüd Tallinn-Tartu liini kohta ja vaatame, kui hästi sa tunned enda kodumaad. Olgu. Mitu tundi oli esimene Tartu-Tallinn kiirliin? Ehk siis mitme tunniga sa jõudsid Tartust Tallinnasse? Ma pakun 4 tundi. Õige! Ting, no näed. Nüüd ma toon sulle lihtsalt huvitava fakti. Tallinna ja Tartu vahel puudus regulaarne bussiühendus kuni 1956. aastani. No see oli päris ammu juba. Enne seda liiguti 2 linna vahel peamiselt rongiga. Kas sa teadsid, et vanasti, näiteks 1971. aastal, oli pagasipilet oli eraldi. Ehk siis kui praegu tänapäeval saad Lux Expressi pileti lihtsalt osta ja sul on pagas on seal juba hinna sees ja isegi jalgratast saad võtta, siis vanasti pidid eraldi ostma endale pagasipileti. Täna lähme vaatame üle need kõige uuemad bussid ka, aga ennem mina saan kokku Oliveriga, tema paneb mind vürtsikaid toite sööma ja ma käin kodus. Sina käid kodus? Ja. Kes ei teadnud, see Regina on Tartust pärit. Ja mu pere elab Tartus. Ma väga igatsen neid. Baby, ma olen tiiger. Baby, ma olen tiiger. No vaadake, ta kadestab mind. Kadestab veel. See vend võttis 3 aastat aegunud valuvaigistit sisse ja nüüd tal siin vist hakkab mõjuma vahepeal. Steven vaatab mind, nagu ma oleksin hulluks läinud. Aitab mind.
miks sa mul nii lähedalt on? Ta on kogu aeg selline. Milline? Ma olen täiesti tavaline. Ma lakun su kaamerat. Ei jäta mu kaamera rahule. Ilmselgelt olen mina valinud vale bussi. Me jõudsime nüüd Tartusse. Ma ütlen tšau-tšau nendele ägedatele bussidele. Reaalselt nii lahe oli, nii unikaalne kogemus, nagu ma poleks never arvanud, et ma saan sõita Lux Expressi bussidega, mis on aastast 1980. Ma näen siit Stevenit ka. Saan S-Magikuga ehk Oliveriga kokku ja me hakkame filmima tema kanalile mingit huvitavat YouTube'i videot. Ma täpselt ei tea, mis me tegema hakkame, aga Oliver ütles mulle, et me teeme mingit sellist mängu, et kui keegi midagi kaotab, peab ära sööma mingi pipra. Kriminaal on siin. Mina? Kriminaal. Mina? Mis mõttes? Steven, mina kriminaal. Sa ütlesid, et pipar, mõtlesin, okei, võib-olla siuke nagu mingi must pipar, võib-olla paprikas, ja ma vaatan su story't, seal on riiper. Sa tead, mis riiper on? See on üks kangemaid tšillisi maailmas. Teisel kohal. Mul see jäi kanaahju Tallinnas kodus. Oh my god. Olemegi niimoodi Tartus nagu upsti. Aga igal juhul jah, ma lähen nüüd ütlen oma perele tere. Mul on nii kiire elustiil olnud, et ma ei ole üldse jõudnud oma pere juures käia, mis teeb mind nii kurvaks. Ja ma tean, mu pere kindlasti vaatab seda ka. Ma väga armastan teid kõiki ja ma luban, ma püüan suvel rohkem jõuda Tartusse. Ma nüüd lähen ja veetan oma perega natuke aega ja siis me Steveniga juba kohtumegi bussijaamas ja meil läheb kell 7 buss tagasi. Näeme peagi. Nii, vaatame. Ohoo. Sul on viisakas kodu täitsa ju. Aitäh sulle. See on meie tänane stuudio. God damn. Kusjuures sinu footage on esimene, mis näitab mu setupi. Okei, on või? Uut ja ma pole kunagi Nii, Oliveri setup leaked. Davai, täitsa asjalik. Näita seda riiperit mulle. Vaatage. See on siis maailmas teisel kohal, jah? Mine see on rets. See ei ole beebi, see on rets. Kui ma sündisin... Okei, aga alusta siis, pane oma krõpsu peale väike törtsu. Lihtne. Nii palju paned või? Ka värki, see on beebidele. Mul jäi tee peale selline tore koht nagu Karlova kohv, kust kusjuures pidi saama Tartu parimat kohvi, aga mina hoopis võtsin endale ühe matcha tooniku, sest ma olen nii palav, kuigi selles viimases bussis käis õhk päris hästi läbi. Selles mõttes õues on lihtsalt üle 25 kraadi. See on täiega armas koht. Siin on mega palju joogivalikut, erinevaid matšasid ja kohvisid ja siis siin saab pannkooke ja söögipoolist ka. Järgmine mäng. Steven võitis ässa mängu. Sa nutad lausa ju. Nutan või? Ja sa täitsa nutad. Kas sul on kõik hästi? Mul on kõik hästi. Ja väike update siis, ma võitsin esimese mängu. Seal Oliver kaotas ässa mängu, nii et ta pidi siin nüüd sööma kastet. Oi ei, nii hull või? Täispikka videot näete Oliveri kanalil, ma jätan lingi alla. Nii, ma tulin istusin korraks siia välja, et teha matcha taste-testi. No nagu matcha toonik. Bye bye! Oliver sööb siis nüüd maailma ühte kõige vürtsikamat chillit, sest et ta... Palve palun. Palve, nii, palve. Mulle nagu väga palju piima valada. Muidugi, pole üldse muret. No nii. Ole nüüd tubli poiss ja jääd isu. Oi, see oli korralik amps. Kõik hästi? Jaa. Sellest ei piisa! See mind läheb hullemaks või? Ja üldiselt läheb, jah? Päriselt või? Muidugi. Ma nagu muutun zombiks. See oli FIFA Hamps koos Steven Raidmetsaga. Ma ei tea, vend mugis põhimõtteliselt ketšupit ainult terve video. Aga mul oli väga tore, nagu näha. 19.
me oleme lõpuks... Okei. Nii. Ma teen niimoodi. Me oleme lõpuks jõudnud tagasi Tallinnasse ja me saime sõita ka nende uue bussiga, Superior buss, mis on siis 2-korruseline. Mina olen varem sellega sõitnud. Me olime teisel korrusel. Meil on siin väike sõber, kes natukene teeb häält, aga... Ja see on mu emakoer. Hugo. Mina olen veel selle 2-kordse bussiga sõitnud. Ülimalt mugav. Mis mulle väga meeldis nende uute Luxi busside juures on see, et sul on need ekraanid, kus kohas sa saad mängida ja vaadata neid filme ja sarju. Ma ise sarja ei vaatanud, aga minu ees olev siuke noorpaar vaatas seal mingisugust multikat, siis ma veits piilusin nende 2 vahelt ja vaatasin ka nendega koos kaasa. See on ka lahe võrreldes, kui me saime täna nüüd neid vanaaegsete bussidega sõita, siis seal ei saa võtta kohvi, kakaot, teed ja nii edasi. Ja vetsu ka ei olnud, aga uutes bussides on see kõik olemas. Me oleme väga pikalt olnud tegelikult juba Luxi kasutajad ise. Üle-eelmine aasta sõitsime Lux Expressiga Leetuva ja mul on nii hea meel teatada, et Lux Express on ka meie sõber, sest et tänane video on koostöös nendega ja ühtlasi mul on teile üks väga hea pakkumine, sest et Tallinn-Tartu liinil kuni minu sünnipäevani, ehk siis 9. augustini, saate teie sõita Relax istme kohal kõigest 25 euroga, 2 inimest siis, mis on päris palju soodsam kui muidu tavaliselt. 25 euroga 2 inimest nendel samadel kohtadel, millega meie siis praegu Tallinnasse tulime. Väga mugavad reaalselt nii pehmed. Ja üks asi, mis mulle hullult Luxi juures meeldib, on see, et bussijuhid on täiega toredad, viskavad nalja ja mina olen Tartusse, ega ma olen Lux on alati mu go-to olnud. Nii et me jätame siia alla lingi, kus sa saad rohkem kampaania kohta infot. Suur aitäh Luxile toetamas meie videot ja ma olen nii õnnelik, et nad kutsusid meid siuksele lahedale ajarännakule. Aga meie poolt teate ikka iga teisipäev kell 18.30 oleme siin samas YouTube'is. Pange like, pange subscribe ja näeme juba järgmine kord. Tšau!